oled sa tahtnud kunagi kellelegi päriselt öelda, mis sa tast päriselt arvad? Ja ma räägin jätkuks siia ühe loo sellest Aafrika turneest ja seal oli üks majutuskoht, mis oli tohutu pikk maja ja väga meeldiv retseptsionist oli seal. Ja ta juhatas meid läbi selle pika maja otsapealsesse tuppa. Ja seal me siis asutasime ennast magama ja kell 12 algas kõrval krundi peal disko. Ja see ei olnud selline sume, mõnus, vaikne, õhtune muusika. See oli selline tümps, et sa lihtsalt hüppasid oma voodis. Ja umbes kella 1 ajal me mõtlesime, et okei, et kas siis läheks peole või üritaks ikka magada. Siis oli juba kell 2 ja siis mõtlesime, et enam tõesti ei viitsi minna. Ja siis hommikul kell 7, no vahepeal võib-olla tõesti sai pooleks tunniks sõba silmale, sest see tümps oli reaalselt kuni hommikuni välja. Ja kell 7 oli meil äratus, sest kell 8 läks buss ja siis pidime minema bussijaama. Ja me läheme siis hommikul sinna receptionisse, minul silmad punased, päris kuri. Ja siis see vend nagu mingisugune, mis see suur lill on see? Ja siis see vend naeratab seal nagu päevalill ja ütleb, head külalised, kuidas te magasite? Siis mul oli küll niisugune tunne, et kuule mees, ma tahaks sulle nüüd küll öelda, mis ma sust päriselt arvan. Aga ma lihtsalt torisesin midagi, läksin minema. Tegelikult oleks pidanud andma ausa tagasisideme kohe. Minu viga, järgmine kord.